Nii, aga nüüd saame siis jälgida Folk Race'i finaale ja finaalis on meil robot Model 2, Folkbot, YOLO, Namsu ja Sprinter. Reeglid siis jätkuvalt samad, 3 minuti jooksul tuleb läbida 3 ringi. Ja kui aeg saab otsa, siis mõõdetakse ära see distants, mida robotid on suutnud etteantud aja jooksul läbida. Juhul, kui nad pööravad ümber, hakkavad tagasi tulema, siis distants, mis on vahepeal läbitud, nullitakse ja hakatakse mõõtma distantsi sellest hetkest, kui nad on ümber pööranud. Robotitel on siis kindel kaalupiirang kuni 1 kilogramm ja ka kindlad mõõdud. Mõõtudeks on siis põhjalaotusega 15x15 ala. Nii, aga nüüd pannakse robotid siis üsna kõrvuti seal ja paluks siis võistlejatel natukene kokku poole tõmmata enda roboteid. Nii, ja tegemist on siis ääretult uhke võistlusega selle poole pealt ka, et iga robot saab endale isikliku kohtuniku, kes siis seda robotit jälgib ja nii-öelda seda distantsi mõõdab. Aga nüüd on kohtunikud valmis. Kõik on olemas. Vaadatakse üle, et on teada, kes millist robotit jälgib. Ja pärast avavile kõlamist siis 5 sekundi möödudes peab robotid tööle hakkama. Avavile on kõlanud, esimene sõit nende robotite vahel on alanud. Ja Model 2 läheb hetkel kohtumist juhtima, aga tema järel on kohe Namsu. Ja kaugele maha ei jää ka YOLO. Hetkel siiski Model 2 seda võistlust juhib. Ja läheb nüüd oma teisele ringile. Möödub YOLOst 1 ringiga. Ja Namsu otsustas tagasi sõita natukene ja siiski jälle edasi minna. Aga nüüd on juba 3. ringil Model 2. YOLO siis väga hea järjekindlusega püsib siiski teel ja on hetkel nii-öelda teisel positsioonil. Model 2 on läbinud 3 ringi ja selle vooru võitnud. Kokku siis peetakse 5 vooru ja nende põhjal saadud punkti arvestuse tulemusena selgub võitja. Natuke segadust on seal Namsul. Ei ole päris hästi paigastal see raja läbimise süsteem, aga YOLO tuleb jätkuvalt. Ja näeme ka, et teised robotid on läbimas ringe. Ühe roboti poolt siis juba 3 ringi täidetud. Aga ootame ka nüüd teisi finiši sirgele. Aega on veel jäänud 45 sekundit. Aga jah. Namsu ei ole meil päris hästi veel
selgeks saanud, kumbale poole peaks sõitma ja mida hästi tegema peaks, aga sees siin jäänud veel paarkümmend sekundit ja Folkbot ja Yolo on väga ilusti ja ühtlaselt neid ringe läbimas. Ja nüüd siis tuleb valmis olla, sellepärast et kohe on aeg lõppenud, viimased 3 sekundit. Ja kõlanud on esimese sõidu lõpuvile. Vaadatakse nüüd üle läbi sõidetud distantsid ja pannakse paika siis esimese sõidu punkti arvestus. Ja väike meeldetuletus ka ProExperdi kõige ilusama koodivõistluselt. Jalgpallirobotitest on kohal käinud 7 tükki 17 ennast näitamast. Kõik need, kel jalgpallirobotid tehtud on, käige ka ProExperdi boksist läbi. Toimub ilusama koodi-roboti valimine, mis on küllaltki traditsionaalne Robotex-is. Ja kõigile pealtvaatajatele ja osalejatele selline info, et kui te tahate endale tänasest üritusest meenet, siis seal spordikeskuse paremas tagumise nurga juures on olemas üks boks, kus müüakse Robotexi särki ja see särk maksab 5 eurot. Nii, aga punkti tulemus on järgmine. Model 2 3 punkti, Folkbot 1 punkt, Yolo 2 punkti, Namsu ja Sprinter 0 punkti. Nüüd aga sätitakse teiseks sõiduks võistlusrobotid valmis. Hetkel juhtimas Model 2. Avavile on kõlanud, 5 sekundi möödudes hakkavad robotid liikuma. Ja praegu on siis Model 2 takerdunud natukene ja võistlust juhib hetkel siis Namsu. Namsul on ka eelmisest sõidust väga hea start, aga hilisemalt pöördus robot siiski ümber ja hakkas tegema väheke kummalisemaid liigutusi nagu ka praegu. Aga nüüd on jälle Model 2 leidnud oma raja ja on kohe-kohe lõpetamas oma esimest ringi. Yolo siis hetkel teise või enam siiski mitte, pöördus ta korraks ümber ja sellega tema seni läbitud distants nulliti. Aga väga usinasti täidab ülesannet ka Folkbot. Model 2 on hetkel takerdunud vastase taha, aga nüüd läheb juba järgmisele ringile. Nii, ja Model 2 üritab vastasest mööda saada, korraks peatub ja mõtleb, mida nüüd teha, sellepärast et üks mees või üks võistleja ukerdab ees. Aga selleks on üks tema põhilisi konkurente praeguseks hetkeks, kelle robot nimega Yolo, kuigi Yolol on ka väikesed probleemid, nimelt ei suuda tal leida õiget trajektoori, mida mööda minna. Aeg jookseb. Ja hetkel veel kindel ei ole, kes siit sõidust võitjana lahkub. Igal juhul kohtunikud näitavad, et aega on vähem kui minut. Yolo on millegipärast hakanud tegema tiire. Ja Folkbot jõuab sentimeeter haaval järgi, aga näete, suutsin siiski ära sõnada. Nüüd on siis tekkimas selline olukord, kus meil on niinimetatud Bermuda kolmnurk, ehk siis 2 robotit näitavad ennast kohtunikule ja ma ei tea, kas nad siis protestivad millegi vastu või mitte, aga igal juhul on meil aega jäänud veel vähem kui 10 sekundit.
hetkel kohtumist juhtimas Model 2, aga nüüd teevad kohtunikud teise sõidu põhjal punkti arvestuse ja vaatame, milline on võistlustulemus pärast seda. Kohtunikud panevad kiirelt kokku läbitud distantsid ja sellel vastava siis punkti arvestuse. Nii, ja punkti arvestus on siis järgmine, et Model 2 teenib teisest sõidust 3 punkti, Folkbot 2 punkti, Sprinter 1 punkti ja Yolo ja Namsu 0 punkti. Üldarvestuses jätkuvalt liider Model 2. Nii, aga robotid on taas kord stardijoonel. Kokku siis tuleb läbida 5 sõitu ja nüüd siis on alanud 3. sõit. Model 2 läheb juhtima. Tema kannul püsib ka robot Namsu, aga mitte kauaks, mitte kauaks. Nii. Ja 3. positsioonil hetkel või vähemalt siin tegelikult hetkel siis 2. positsioonil, sest robot Namsu otsustas tagasi pöörduda ja seni on laitmatult sõitnud meil Yolo. Aga Model 2 hetkel vastast ei ole. Nii, Model 2 on 3 ringi edukalt läbinud ja ka sellest voorust siis 3 punkti läheb temale. Mul niigi raske. Nii, aga nüüd siis Namsu ründas hetkeks Yolot, aga võistlus jätkub. Sekundid lähevad mööda ja meil on jäänud minut aega veel. Sprinteri puhul on siis tegemist välismaise võistkonnaga. Ja paluks siis noormeestel natukene kaugemale hoida, kes seal piirde ääres on. Ja 30 sekundit veel seda sõitu jäänud. Kümme sekundit veel.
nii, ja sellega on kolmas sõit lõppenud. Hetkel jätkuvalt liider Model 2. Seni kuni kohtunikud panevad paika punktiarvestuse, küsin siis mõned kommentaarid ka Model 2 loojalt. Kaua võttis aega roboti kokkupanek? Umbes nädal aega. Ja millest see robot koosneb või mis teda juhib ja mis selle roboti keerukaks teeb? Keerukat ei ole midagi, et Arduino baasil on tehtud. Kaarautast on päris palju alumiiniumit ja plastmassi ostetud. Ja Hiinast rattad ja mootorid. Aga on see esmakordne võistlus Robotexil või on varasemalt ka mõne muu robotiga siin üles astutud? Ei ole, et eelnevalt olen astunud koos robotiklubiga üles, TTÜ robotiklubi. Aga sel aastal siis mõtlesin, et üritan eraldi. Tundub, et seni see üritus on igal juhul kandnud väga hästi vilja. Kas ka järgmisel aastal plaanis Robotexile tulla ja millistest võistlusaladest võiks näiteks huvitatud olla? Noh, see aasta läheb nii hästi siin, et võib-olla järgmine aasta ka sama võistlus. Ja midagi juurde ei plaani ehitada? Midagi kindlasti, võib-olla teine värv. Olgu aga edu siis võistlusel paar sõitu veel jäänud ja hetkel olete laitmatult esinenud. Aga nüüd taas kord palun robotid väljakule asetada. Ja algab 4. sõit. Nii, ja 4. sõit on saanud alguse. Model 2 läheb juhtima, tema järgi on Yolo ja nüüd läheb mööda ka Yolost robot Namsu. Ja Sprinter püsib siis Yolo kannul, aga nüüd natukene olukord muutus. Namsu suutis Model 2 suuna ümber pöörata. Ja kokkupõrkes olid ka nüüd Model 2 ja Yolo. Aga vaadake, kuidas ründab siin üks robot teist, nimelt on Namsu võtnud sihikule Model 2 ja tõenäoliselt ootab nüüd, millal Model 2 jälle uue ringiga tuleb, et saaks natukene tema suunda jälle korrigeerida. Pange tähele. No igal juhul tundub, et robotid on võtnud nõuks võimalikult palju takistada siis Model 2. Ja rõhutan veel korra üle, et välguga pildistamine on keelatud. Seda oleme siin terve päev ka öelnud, et filmida ja pildistada välguga kindlasti ei tohi, sest see võib võistlustulemust kategooriliselt muuta. Nii, aga nüüd siis on Model 2 enda ringid läbinud ja meil on aega veel 1 minut. Sprinter näitab siin ennast kohtunikele ja tundub, et tal on kohe läbitud ka 1 ring ja 1 ringi on ta edukalt läbinud. Nii, aga sama sihikindel on ka meil Yolo. Namsu on küll väga kiire, aga see-eest on tal nii-öelda iseendale paika pandud trajektoor, mitte see, mida me sooviksime, et tema läbiks. Ja nüüd on jäänud veel 20 sekundit eelviimast vooru. Kümme sekundit.
ja 4. ehk eelviimane sõit on lõppenud. Liider jätkuvalt Model 2. Ja kohe saab alguse viimane sõit. Nii, aga nüüd saab kohe alguse ka viimane sõit Folk Race'i võistlusel ja siis meil on selle aasta Robotexil Folk Race'i võitja välja selgitatud. Kohe pärast võistlust tasub suunata oma pilgud lava poole, pealava poole, sest seal teeme ära ka siis Folk Race'i autasustamise. Turniiri tabelit siis näete minu selja taga ja seal olevat hetkepunkti seisu. Model 2 läheb jälle liidriks. Ja väga tasavägiselt ja sihikindlalt rüüvad edasi Sprinter ja Yolo. Hetkeks on peatunud meil robot Namsu, aga ka Folkbot on võtnud ette sihiks ring läbida. Vaatame, kuidas tal see nüüd õnnestub. Paraku hetkel ei õnnestunud ja tuli visata pikali. Palju pole enam jäänud, et Model 2 saaks minna Robotexi võistluses puhkama. Ja kibe heitlus käib Yolo ja Sprinteri vahel. Ja mida teeb meil robot Namsu? Väga järjekindlalt ta ikka saboteerib Model 2 tööd. Nii. Ja vaadake, taaskord on olukord, kus Model 2 on rünnanud Namsu. Aga sõit saab edasi minna ja väga napilt saab Model 2 praegu Namsust mööda. Ja võrdlemisi agressiivne robot on see Namsu. Või see, jah, Namsu. Aga Yolo ja Sprinteri vahel on tihe rebimine, aega on jäänud veel alla 1 minuti. Ja Namsu nähes, et siin ei ole enam mitte midagi teha. Üritab veel takistada Model 2. Ja Model 2 on endale ette nähtud ringid lõpetanud. Aplaus talle. Aga pingeline võistlus teiste robotite vahel jätkub. Oma edumaad Sprinteri ees on suurendanud Yolo. Aga vaatame nüüd, mida teeb Namsu, kas võtab ette järgmise põhikonkurendi. Ja viimane 5. sõit on lõppenud ja Robotex 2013 Folk Race'i võitja on robot Model 2. Aplaus! Kui enne sai räägitud Model 2 loojatega, siis korraks paluks siia ka Yolo ehitajad. Nii, tere taas. Varasemalt sai siis räägitud nendest probleemidest, mis siin eelmistes sõitudes ette tulid. Kas selle perioodi jooksul, millal finaalideni oli aega, jõudsite neid korrigeerida ka?
no andurid on jätkuvalt, üks andur vähemalt on meil jätkuvalt läbi, ehk siis kui ta meil lollusi selle raja pealt teeb, siis see on andurite süü. Aga programm sai peaaegu ümber kirjutatud nullist. Et seekord sai lineaarfunktsioone ja kõvasti matemaatikat sisse topitud siia, et ta paremini raja peal ringi sõidaks. Ehk siis põhimõtteliselt ajavahemikus põhivõistlusest kuni finaalini kirjutasite, andsite robotile uued käsklused ja kõik toimis ilusti ja jõudsite isegi lisada ühe lipu. Kas järgmine aasta ka plaanis Robotexil tulla ja millistest võistlustest siis osa võtta? Järgmine aasta kindlasti tuleme ja loodame samadest võistlust osa võtta, võib-olla robot jalgpallist, et kui aega peaasjalt selle jaoks jagub, et jah. Aga palju õnne ja väga ilus etteaste teie poolt ja kiirelt paar sõna ka veel siis tänase võistluse võitjaga. Model 2 siis tegi sisuliselt puhta töö või tegelikult tegigi puhta töö, sest täna talle vastast küll ei olnud. Nüüd peale selle värvimuudatuse, eks, kas on midagi veel, mida saaks paremini teha? Et tegelikult jah, järgmine aasta on vast oodata ka raskemat rada ja kindlasti peaks selle massi allapoole viima ja mootorid natuke võimsamad võtma. Ja kas nüüd see robot on ehitatud enda rahakoti arvelt, vaatan, et isegi väga efektsed valuväljad on sellele alla pandud või on siin olnud ka toetajaid, keda sooviks tänada? Ei ole, et täiesti enda rahaga. Ja kui see saladus ei ole kõigile huvilistele, kes võib-olla tahaksid ka järgmine aasta osaleda selles alas, et mis see suurusjärk on, millega peaks arvestama ühe sellise roboti ehituse puhul? Noh, palju osasid oli küll mul juba olemas, mis ma olin varem ostnud, aga pakun kuskil 100 euro. Nii, ehk siis midagi ületamatut ei ole ja samas oli näha, et selline 100-eurone robot suudab täiesti kinni panna selle võistluse. Nüüd siis mainisid eelnevalt, et oled osalenud Tallinna Tehnikaülikooli robotiklubi tegemistes. Et mida oled seal siis varasemalt teinud või kaua sa oled üldse seal klubis olnud ja millise eelis annab klubi robotite ehitamise jaoks? Olin ma seal alates 7 aastat tagasi ja lõpetasin sel suvel, et töö ja kõik tulid vahel, et ei jõudnud enam käia. Aga ütleks, et peamine kogemus, mis sealt sain, on pigem see teadmust, kust mida otsida ja selline roboti huvi, et mingeid konkreetseid teadmisi, mis ma siin saaks ära kasutada, eriti palju ei olnudki, aga kindlasti jah see, et kust mida otsida ja jah, eks sageli ongi ju nii, et tegelikult kõik teadmised ei pea olema endal kahe kõrva vahel, vaid on oluline see, et sa tead, kust õigeid vastuseid leida ja tõepoolest ega ma usun, et kuna tänavu see ala Robotexi raames oli esmakordselt, siis ega jah, sealt väga midagi nii-öelda robotiklubi võib-olla nõu ei oska anda ka, aga mainisid, et kooli kõrvalt nii-öelda, mis eriala tudeng sa üldse, tänaseks sa oled lõpetanud, eks, ja mis eriala sa õppisid? Õppisin mehhatroonikat kuni magistri lõpuni ja 2 aastat tagasi siis sai kool läbi ja siis läksin tööle. Ja kas mehhatrooniku eriala on roboti valmistamise seisukohalt, milliseid eeliseid see annab? Mehhatroonika eriala annab kindlasti eeliseid just selliste lihtsamate roboti ehitamiseks. Et kui minna juba pilditöötlusele, siis on vaja natuke rohkem kogemusi, kui meil oli seal võimalik õppida. Nii, aga suured tänud väga ilusa ja efektse show eest, mida täna siin Model 2-ga pakkusid ja suur aitäh sulle, nüüd luban sul sammud seada juba lava poole, kus sind oodatakse ja algab autasustamise tseremoonia. Nii, lava peal on ennast valmis seadnud juba Folk Race autasemisest läbi viima Robotexi peakorraldajad Martti Arrak ja Jaanus Paljak.
tere jälle, lugupeetud kohalviibijad, võistlejad, robotiehitajad. Robotexil sellel aastal oli esmakordselt kavas võistlus nimega Folk Race, mille võtsime siis Schnitti Rootsimaalt ja võistlus oli küllaltki tasavägine teise-kolmanda koha suhtes, esimene koht läks välja ilma kõhkluseta, kuid ma loodan, et teile see meeldis ja me jätkame seda ka kindlasti järgmine aasta, kuid nüüd juba autosustamise juurde. Kolmanda koha pälvis Folk Race'is robot nimega Folkbot, aplaus! Folkbot, tule palun lavale. Nii, kus robot on? Seal. Võtke robot ka kaasa. Robot kaasa? Nii, palun. Te lähete seista sinna taha. Noh, tublid. Palju õnne. Palju õnne. Robot pange poodiumi peale. Teise koha pälvis Folk Race'i võistlusklassis robot nimega YOLO. Palun tule lavale, aplaus! Õnne, robot on? Laev. Aga miks meil poodium on? Robot ka, see on pärast siis pilditseb sealt. Aga palun, mine. Tublid. Sina võid seista siia poole. Nii, ja esimese koha pälvis siis konkurentsitult robot nimega Model 2, aplaus! Jõudu! Sulle! Õnnitlen! Palun! Robot, palun pange